Tere kõigile! Mina olen siis Tarvo Iskül, Plastok OÜ juhatuse liige ning ma räägin teile täna meie ettevõtte teekonnast, kuidas oleme suutnud endal müügi ja lao ühte rütmi panna. Võib isegi öelda, et on tekkinud selline harmoonia. Ma räägin teile loo sellest, kuidas tehnoloogia ja õiged partnerid on aidanud meie ettevõttel kasvada, muuta protsessid sujuvamaks ning lisaks saavad müügimehed teha väärtust juurde andvat tööd. Kõigepealt väike tutvustus, siis kes me üldse oleme. Vabandust. Nii, me oleme Plastok OÜ, 15 pluss aastat oleme turul olnud, tegeleme tööstuslike kummide ja plastidega. Lisaks kuulub meie tootevalikusse siis erinevad tihendid, antivibratsioonitooted, mürasummutustooted, PVC ribakardinad ja veel palju muud. Et väga lai sortiment. Meie kliendid on põhiliselt ehitussektorist ja masinaehitussektorist. Me alustasime oma ettevõtlust hulgimüügiga, aga me saime üsna pea selgeks, et meie kliendid vajavad midagi muud. Meie kliendid vajavad valmis lahendust, valmis detaile, et neile ei meeldi see, et nad ostavad ühest kohast materjali, lähevad teise kohta, kus siis tehakse see valmis ja siis veel kolmandasse võib-olla ja neljandasse. Seega me ostsime endale esimesed seadmed, et hakata materjale töötlema. Ja tänaseks on meil tootmise osakaal ettevõtte müügi käibest siukene 50–60%. Meie meeskonnas on üle 20 inimese ja umbes pooled kasutavad standardboksi igapäevaselt. Me liigitame ennast kui one-stop shop, ehk siis kogu lahendus, täislahendus ühest kohast. Mis on meie tugevus? On meie materjalide väga lai sortiment, mis tähendab seda, et meil on ka väga suur ladu. Meil on väga palju artikleid seal ja ta on ka nagu füüsiliselt väga suur. Meil on üle 150 tarnija üle maailma, kellega me oleme siis pidevalt suhtluses ja mis meid eristab võib-olla meie konkurentidest on see, et meil on, kui meil ka materjali laas ei ole, siis meil on iga materjali kohta põhitarnija ja mitu alternatiivset tarnijat. Et võib öelda, et omas valdkonnas me suudame Eestis kõige kiirema tarne pakkuda. Aga alustame siis algusest. Meie lugu algas väikesest eramaja garaažist ning tänaseks on meil üle 4000 ruutmeetri tootmise laopinda. Majandustarkvara on meie ettevõttes olnud alati nii-öelda au sees, käinud meiega kaasas. Alguses me alustasime nagu tõenäoliselt kõik Excelist. Seejärel, kui meil oli juba kliendibaas piisavalt suureks saanud ja samamoodi ka laoseis oli kasvanud, siis tekkis meil vajadus info kõik ühte kohta koondada. Ja me leidsime sellise majandustarkvara nagu Hansarama. Võib-olla keegi teab, mäletab, et see on siis standardboksi eelkäija. Me saime sellega päris ilusti hakkama selle standardlahendusega, ütleme aastani 2017 umbes. Siis oli meie tootmise osakaal juba läinud piisavalt suureks, et meil oli vaja mingit paremat lahendust. Ja me hakkasime otsima neid erinevaid ERP-e. Käisime tutvustusel, kuulasime ühte, kuulasime teist, proovisime demosid, kõike. Aga nendel oli kõigil üks suur viga, või õigemini mitu tegelikult. Nad olid kõik hästi mahukad, hästi palju funktsionaalsust ja mitte vähem tähtis, nad olid kõik väga kallid. Rääkisime ükskord ka Excelendi meeskonnale, et me otsime mingit uut tarkvara, et päris enam ei ole see. Ja Excelendi inimesed ütlesid, oot, vaatame üle, mis teil vaja on. Esitasime siis neile enda nõuded, andsime teada oma soovid ja vajadused ja juba järgmisel hetkel oligi Excelendi meeskond kaasatud protsessi, kus nad aitasid meil koos seda lahendust leida, mida meil tegelikult vaja on. Ja tänaseks võibki öelda, et standardboks Excelendi poolt ei ole meie jaoks lihtsalt valmis kujul tarkvara,
vaid ta on meile väga hea partner, kes aitab meil kasvada ja kohandub alati meie vajadustele. Ma räägin ka natukene teile kogemuslugu üldse sellisest nii-öelda arendusest, kuna meie oleme aastast 2017 pidevalt Excelendiga neid arendusi juurde teinud sinna tarkvarasse, siis ma räägin sellest, kuidas tihti tekib olukord omast kogemusest, võin öelda, kus tuleb väga suur entusiasm peale, et teha nüüd see asi ära, kõik teha automaatseks, kõik liigub väga kiiresti, kõik on super, aga tegelikult ei suuda neid protsesse alati täielikult läbi mõelda. Selle jaoks ma soovitan kõigepealt mõelda läbi, kaasata kindlasti erinevate osakondade inimesed, kes selle nii-öelda arendusega võiks kokku puutuda tulevikus ja võimalusel seda asja prototüüpida. Ehk siis võib seda nii-öelda labast Excelit kasutada mõne lihtsama funktsiooni jaoks või siis lasta siis tarkvarasse mingisugune väga lihtne light funktsionaalsus teha. Ehk siis funktsionaalsus, mida saaks kohe hakata ettevõttes kasutama. Tänu sellele, kui seda kohe kasutada, tekivad need päris nõuded, päris vajadused ja siis saab hakata järk-järgult seda funktsionaalsust suurendama ja parendama. Selline nii-öelda lähenemine aitab kindlasti mõistlike kuludega saavutada täpselt selline tarkvara, mis rahuldab ka teie vajadusi. Meie müügiprotsess. Nii, nüüd siis jooksis midagi kokku, aga ma alustan, äkki jõuab arvuti varsti järgi. Meie müügiprotsess on kolinud ka tänaseks Excelist täielikult standardbooksi. Me teeme kõik pakkumised standardbooksis, kõik tellimused, kuni siis koondarveteni välja ja tavaliste arveteni. Et sisuliselt meil on kogu tsükkel standardbooksis näha. Meie selline ettevõtte eripära on see, et meil ei ole selliseid oma tooteid. Meil on väga projektipõhine tootmine, mis tähendab seda, et meie iga tellimus võib olla täiesti erinev. Nii, ma nüüd saan mõne punkti juurde ka panna. Siis te võib-olla näetegi. Nii. Vot. Ja tänaseks me olemegi digitaliseerinud kõik oma sellised retseptid, töövalemid, tööhinnad, loomulikult materjalide hinnad, kõik standardbooksi. Ja me oleme loonud sinna juurde ka sellise nii-öelda unikaalse artiklite süsteemi. Ehk siis meil võib olla kliendi poolt tellimus, kus on 20 positsiooni, kõik on mingid eri asjad, mis tuleb meil toota ja samas ta ei telli seda enam mitte kunagi rohkem. Ehk siis, kui me iga kord teeks uue artikli nendele asjadele, siis oleks meil lõpuks tohutult palju artikleid, mida me mitte kunagi enam ei kasuta. Seega me tegime sellise unikaalse artiklite süsteemi, kus on meil sellised erinevad universaalsed artiklid, mis on siis seotud konkreetse seerianumbriga ja seerianumber omakorda on seotud siis konkreetse tellimusega. Ehk siis me saame sinna tellimuse sisse kõik need töövalemid, retseptid, asjad panna, saame selle asja lõpuni teha ja tulevikus me saame ka selle konkreetse tellimuse kõik ajalugu väga hästi säilitada, näha, kuidas on see tehtud. See unikaalne artiklite süsteem on meil tegelikult suhteliselt vana lahendus juba, aga see on aidanud meil päris palju müügitellimuste ja pakkumiste sisestamisel. Ehk siis me saame väga kiiresti teha pakkumisi kliendile, panna need universaalsed artiklid sinna sisse, kui ta tellib, me saame sealt kohe töökäsud moodustada ja nii edasi. Ja samamoodi on meil ka seal tuleb välja materjali aruanne, mille järgi siis materjali valida. Üks viimase aja kõige efektiivsem arendus, mis me oleme teinud, on siis materjalide
ütleme tellimuste ja töökäskude ettevalmistamine. Ehk siis, kui näitena tuua, et näiteks ütleme üks keskmine tellimus, mis meil tuleb, on niisugune 20-30 positsiooni, eri detaile, eri kogus, siis vanasti, ütleme, nende läbikäimiseks, materjali broneerimiseks, retseptide koostamiseks, kõige selle jaoks kulus keskmiselt tund aega. Siis peale seda arendust kulub meil niisugune 5-10 minutit. Ehk siis nagu meeletu ajavõit. Selle kõige asja märksõna on automatiseerimine. Et me automatiseerime kõik niisugused lihtsad tegevused, mis tegelikult väärtust ei loo, ehk siis andmete sisestamine, nuppude vajutamine, kinnitamine, kõik see. Aga samas me säilitame sellega kontrolli. Ehk siis kõik need manuaalsed liigutused teeb tarkvara meie eest ära ja meie poolt siis töötaja lihtsalt kontrollib andmete õigsust ja kinnitab selle. Ja sealt tuleb ka välja meil materjali aruanne, kus me siis näeme täpselt ära, palju selle tellimuse peale mingit materjali kulub. See on meil laole üsna oluline asi. Samamoodi on meil automatiseeritud ka tasumised ja laekumised. Need on siis läbi selle pangaliidestuse tehtud täna. Et ütleme nii, et meil on nagu väga hea lihtne täna tarkvarast vaadata, kas klient on meile tasunud, kas arve on tasutud, mis on kliendi maksekäitumine, me saame seda analüüsida, kas ta hakkab võlgu jääma, kas ta on võlgu jäänud, me saame kõiki neid asju sealt standardboxist väga hästi vaadata. Ja samamoodi tasumised me saadame panka otse standardboxist, ehk siis meil ei ole mingit käsitsi sisestamist panga maksekorralduste peal. Ma toon ka mõned praktilised näited siis meie arendustest ja kuidas need meid aitavad. Täpne laoseis juba tellimus sisestades. See tähendab seda, et tihtipeale on üsna levinud olukord, kus klient teeb meile tellimuse ja nagu Eestis ikka, ta on hiljaks jäänud oma tellimuse tegemisega, tal on kohe vaja kaupa. Samamoodi tal on vaja vähemalt teada infot, mis ajal see tal valmis saab. Ja kuna meil on täpne laoseis, kui me sisestame tellimust, me näeme kohe materjali pealt juba ära, kas meil on see materjal laos olemas. Kui see on laos olemas, saame selle kohe endal planeerida tootmisesse ja saame kliendile öelda väga täpse valmimise aja. Ja kui kaupa ei ole laos, saame teha kohe ostutellimuse ja kui tarnijalt tuleb kinnitus, saame kliendile kohe teada anda, et materjal jõuab siis ja siis töötleme seda materjali. Et see on selline väga hea ja kiire ülevaatlik lähenemine. Teine asi, kuna meil on ladu ja tootmine kahes eraldi hoones, võib-olla sealt esimest pildilt kellelegi jäi meelde ka, et need hooned on küll kõrvuti, nende vahel on 50 meetrit, ühes majas on ladu, teises majas on meil tootmine. Tähendab seda, et ladu peab pidevalt materjali ette viima tootmisele vastavalt siis tellimustele. Ja meil on selline funktsionaalsus tehtud nagu materjali aruanne, kus siis ladu saab täpselt üle vaadata, kui palju, mis mõõdus mingit materjali selle tellimuse jaoks tuleb ette viia ja kui ta selle sinna ette viib, siis me saame olla kindlad, et see materjal, mis meil lattu jäi, see on meil nii-öelda vaba, seda me saame müüa järgmistele klientidele. Ehk siis laoseis on meil nii-öelda füüsiliselt täpne ja ka tarkvaras on ta väga täpne. E-pood. Meie standardbox on seotud meie e-poega, kus kliendid saavad iga hetk sinna minna, vaadata, mis materjali meil parasjagu laos on, kui palju, mis formaadis, mis värvi, palju maksab. Lisaks saab, ei taha tervet suurt lehte osta, paneb oma mõõdud, saab niisuguse väikse tüki osta. Et jällegi väga hea nagu lahendus. Ja mis võib-olla kõige rohkem meil selle e-poe ja veebikeskkonnaga kasu toob, on edasimüüjad. Meil on päris palju edasimüüjad üle Eesti, kes siis kasutavad meie veebikeskkonda nii, et kui nad sinna sisse logivad, nad näevad oma ostuhindasid, nad näevad samamoodi, palju meil mingit materjali laos on ja
see on, ütleme, võib-olla nagu sarnane lahendus, nagu tuleb see Excellent portaal, aga lihtsalt meil on see nagu müügi mõttes edasimüüjatele tehtud. Ehk siis, kui edasimüüja on kliendi juures, ta ei pea omama ise mingisugust ladu, vaid ta näeb kohe sealt veebikeskkonnast ära, et mis materjali, mida meil laos on, palju maksab, saab kliendile kohe ära pakkuda, et jällegi väga mugav lähenemine. Ja lisaks on meil kontoris ka ekraani peal selline dashboard, kus jooksevad siis live andmed meie müügi andmete kohta põhiliselt. Tänaseks me oleme digitaliseerinud endal laohalduse, ostu, müügi, tootmise ja finantsi. Lisaks oleme me teinud digitaliseerimise teekaardi, mis aitas meil kaardistada ära hetkeolukorra as-is ning panna paika visiooni to be, kuhu me tahame jõuda. Et see on meile väga hea selline sihinäitaja olnud, et kus suunas me areneda tahame. Ja võib-olla põnevatest asjadest veel, mis meil praegu nii-öelda ei saa veel öelda, et töös on, aga arutelul on kaks asja, et tootmise planeerimine täielikult viia standardbooksi ja teine asi dokumentide skanneerimine otse standardbooksi. See näeks välja midagi sellist, et kui meil tuleb tarnijalt kaup lattu, siis ladu kontrollib vastavalt tarnija saatelehele kauba üle. Tavaliselt need saatelehed on alati paberkandjal. Ja ladu saab selle üle kontrollida, saab teha sellest pildi, saab selle saata otse meil majandustarkvarasse, kus see siis digiteeritakse ja seotakse juba automaatselt ära konkreetse ostutellimusega. Ja samuti alustatakse ka automaatset lao sissetulekut selle saatelehe põhjal. Jällegi me sellega hoiame ära päris palju käsitööd, otsida midagi, sisestada midagi. Et jällegi tundub väga hea selline lahendus. Ja kui täna nüüd ütleme lõpetuseks kõik teemad kokku võtta, kasv, tarkvara, tehnoloogia, muutustega kohanemine, kõik see, siis meie kogemus ütleb ühte. Kui sa tahad, et sinu ettevõtte liiguks kiiremini ja targemalt, peab müük ja ladu toimima ühes rütmis. See ei tähenda, et kõik peaks kohe valmis saama, vaid tuleb alustada väikestest sammudest. Iga väike samm viib jälle suurema läbimurdeni. Nii et lõpuks te saategi sellise harmoonilise süsteemi, kus meeskond on rahulikum, asjad toimivad ja klient saab ka parema teeninduse. Aitäh teile kuulamast. Nüüd on küsimuste aeg. Ja, aitäh Tarvo, aplaus palun. Tunnistan ausalt, et väga meeldiv on kuulata seda kõike, mis sa räägid meie ettevõtte kohta, et on tore, et te nii rahul olete. Ja. Et vaataks paar küsimust ka, meil ilusti aega on. Ma küsiks seda, sa rääkisid materjali aruandest. Võib-olla natuke täpsemalt, et mis see on, kuidas see teid aitab? Materjali aruanne on jällegi meil loodud selline huvitav lahendus, kus kui meil näiteks müügitellimusel ongi näiteks need samad 20 positsiooni erinevaid detaile, siis aruanne liidab kõik need materjalikulud kokku, mis iga detaili peale kulub, annab laole täpse selle info, palju tuleb materjali ette viia ja samamoodi on seal juures ka info iga detaili kohta, et mis mõõdus on ta ja mis see kogus on. Sellepärast, et kuna meie tegeleme erinevate tööstuslike plastidega ja meil on tihti ka plastid sellised, kus suurest lehest tehakse mingid väiksed vidinad ja päris palju jääb nii-öelda jääki alles. Kuna materjal on väga kallis, siis seda jääki me alati nagu säilitame, ta ei ole meie jaoks jääk, vaid ta on ikkagist valmis materjal. Ja ladu saab siis tänu sellele ka neid nii-öelda jääke tööpingile ette viia, kuna ta näeb juba ära, mis mõõdust detaile sealt peab välja tulema, kui palju. Et see on selles mõttes väga mugav lahendus. Ja teine asi, ta aitab meil kus ma siin ennem rääkisin, et tund aega tegime vanem, nüüd teeme 5-10 minutit, et ta aitabki ka tootmise planeerijal saada ülevaate, et kas kõik andmed, mis on meil sinna retseptides sisestatud, on korrektsed.
et ta on niisugune multifunktsionaalne, aga väga hea nagu arendusele. Kõlab tõesti hästi, ja siis sa mainisid lühidalt veel sellist asja nagu mingit dashboardi live-andmetega, mis see teile näitab? Dashboard on meil, ütleme, sarnane telekas on meil ka kontoris seina peal, kus siis tulevad läbi standard Booksi REST API lahenduse tulevad andmed, mis näitab näiteks tänase päeva meil müüki, mis summades on müüki tehtud, mis need müügid erinevad on, kui palju neid on tehtud. Samuti ta näitab, palju meil konkreetselt praegu tellimusi töös on, näitab ka, palju meil on tarneajad erinevatel osakondadel, näitab ka, palju me oleme pakkumisi teinud mingi teatud perioodi jooksul, palju neist on aktsepteeritud, palju on ootel ja kõik on ka võrreldav nii-öelda eelmise aastaga seal. Et see kõik on meil tehtud nii, et kõik andmed tulevad reaalajas standard Booksis ja me oleme kasutanud Microsoft Power BI-d selle jaoks. Jah, just mõtlesingi, et kas need on nagu värvilised graafikud või need on mingi numbriline? Graafikud ja ta on hästi siuke visuaalne juhtimine, aga selle nagu mõte on ka see, et meie töötajad olgu ta siis kõrgemal või madalamal tasemel, ta näeb seda ekraani iga päev ja ta saab aru, mis kohas hetkel ettevõte on, mis on seis, palju meil praegu töös on asju, palju me pakkumisi teeme. Et ei ole ka kõige lihtsamal töötajal ei ole seda pimedust enam, et ta teab, kuidas ettevõttel läheb. Et sa enne mainisid ka, et tegelikult väga palju töötajatel igapäevaselt oma töös ka standard Booksi kasutab ja lisaks sa rääkisid, et teil on tegelikult aastast 2017 juba erinevaid arendusi tehtud. Et kuidas võib-olla töötajad need uued arendused vastu võtavad, et siin peaaegu 10 aastat siin kogu aeg arendate midagi, kui tulevad uued tööprotsessid? See on hea küsimus selles mõttes, et alguses kindlasti ollakse rohkem skeptilised, aga kuna meil see kogemus on nagu päris pikk juba nende arendustega, ja need arendused tavaliselt, need ei olegi mingisugused väga kardinaalselt muutvad, vaid nad alati nagu töötaja tööd lihtsamaks tegevad. Siis meie töötajad on tihtipeale juba harjunud või isegi teinekord tulevad ettepanekutega, et võiks teha sellise asja või sellise asja, et see võetakse pigem väga hästi vastu tänu sellele. Seda on väga hea kuulda. Mul on veel sulle küsimusi, et mis loogikaga on teil loodud materjali hindade register? Näiteks, et kui hind poole hooaja pealt muutub, siis kas see muutub ka tagasiulatuvalt või siis kuidas on tagatud, et ajalugu oleks jälgitav selliste muudatuste puhul? Ehk siis laos oleva materjali müügihind siis on ma arvan, et küsija on nii mõelnud. Võib keegi muidugi täpsustada, kes küsis, et kas te mõtlete? Ma võib-olla räägin siis, kuidas meil nüüd hinnad üldse on tehtud, et meil on nii-öelda kliendipõhiselt osad hinnad ja osad hinnad on meil siis kliendi klassipõhiselt. Et meil on nagu väga eri case väga palju, et siis on ka kliendipõhiselt. Hinnad on meil nüüd, ütleme, ikkagist tehtud nii, et me oleme iga tootegruppi eraldi üle vaadanud, kui meie saame tehasest teate, et nüüd on hinnad tõusmas või tõusnud juba, siis me kohe klientidele seda alati ei rakenda, sest meil on päris suur ladu. Aga niisuguse mõistliku aja möödudes, kui me ise näeme, et meie laovaru hakkab juba nii-öelda kahanema ja me peame kallimad peale ostma, siis me muudame neid hinnakirju ja saadame klientidele laiali. Ja väga hästi. Siis ma küsiks palun veel, et kas skaneeritud saatelehe põhjal koostatakse automaatselt ka sisseostu dokument Booksis? Jaa, lao sissetuleku dokument on plaanis küll. Seda lahendust meil täna veel ei ole, aga see on meil praegu niimoodi arutelul. Aga põhimõtteliselt see seotakse ära ostutellimusega konkreetsega. Tavaliselt on saatelehe peal kirjas ka meie ostutellimuse number või siis kui meie oma ei ole, siis on ka tarni ostutellimuse number, mis on juba meil ostutellimusel kirjas ja sealt tuuakse see lao sissetuleku kaart vastavalt siis sellele saatelehele. Ehk siis ei ole seda mingit käsitsi doksimist ja kontrollimist, et töötaja lihtsalt vaatab üle, et kõik klapib, kinnitab, läheb edasi. Väga hea, tundub lihtne. Ja sellele sa tegelikult ühest küljest juba vastasid ka, et kas on mingid reaalseid näiteid, kui palju te hoiate kokku aega peale seda, kui te olete erinevad tööprotsessid automatiseerinud, et ühe konkreetse näite sa tõid mitmes tunnis siin, ma ei tea, 10 minutini või mis ütlesid, et see on üks protsess, aga on veel midagi sellist, kus sa reaalselt mingit mõõdikut oskad taha panna? Ütleme jah, ma võib-olla ajaliselt ei oska nagu välja tuua, aga kindlasti see sama materjali aruanne. Et kui varem oligi täpselt see, et meil on mingi erikujuga plastitükk, mis tuleb viia meil tootmisesse, siis laomees pidi alati kas siis otsima ise joonised välja, küsima kellegi käest joonised, et kas need mahuvad, kas selline tükk sobib või ei sobi, siis nüüd ta enam seda küsima ei pea, ta näeb sellest aruandest selle kohe ära, kas need mahuvad sinna peale või ei mahu. Ehk siis see on niisugune ka, ma arvan, reaalne aja kokkuhoid on päris suur, aga niimoodi
mõõtnud täpselt ei ole, kuna meil on nii palju neid eri tellimusi, siis seda on raske mõõta, aga see on tuntavalt on ikkagist kiiremaks läinud. Kas töötajad kuidagi ei karda, et kui nii palju tööprotsesse automatiseerida, ma ei tea, tuuvad mingid liidestused asjad peale, et siis kellegi töökoht kuidagi selle pärast? Ma ütleks, et alguses, kui me nende arendustega alustasime ja võib-olla ka selle veebipoega alustasime, siis oli kuulda küll mingid sellised asju. Aga ütleme nii, et me ikkagist tahame seda, et töötaja hakkaks rohkem väärtust looma, mitte tegema seda kuiva tööd. Ehk siis tänu sellele, et töötaja saab rohkem väärtust luua, siis ka ettevõte kasvab ja seetõttu nende töökohustused otseselt ei vähene, vaid nad teevad lihtsalt väärtust loovamat tööd. Muutuvad lihtsalt. No väga hea, aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis suur aitäh sulle, Tarvo, oma kogemust jagamast. Palun aplaus. Aitäh. Aitäh.